sõltuvus enesearengust, kursustest ja koolitustest. See on tänapäeval üks vähem märgatud sõltuvusi. Inimene ostab pidevalt uusi koolitusi, kuulab 10 podcast'e, loeb eneseabi raamatuid, kogub sertifikaate, aga see on see aga ei rakenda õpitud kunagi ellu, vaid sa omad neid teadmisi ja sa omad ja sa kunagi ei kasuta neid. Mis tekitabki küsimust, et miks? Hello, welcome! Mina olen Helis Ja mina olen Piret. ja meie oleme Your Spiritual Moms podcast. Tere tulemast tagasi meie podcasti, meie episoodidesse, kõike funny. See on 17. episood, mis wow. Nagu näha, siis meid on suht raske nagu speechlessiks teha, aga see teeb, mis on wild. Wow, nagu. Jah, sest me alustasime eelmise aasta lõpus. Jah, me alustasime eelmise aasta lõpus, jah. Ja 7 kuud. Ja 7 kuud. Ja 17. osa. Tänaseks osaks on siis sõltuvused. Ja. Mis on ju väga suur osa igapäevaelust. Alustades selliste lahjemate sõltuvustega ja siis next level shit. Sõltuvustega, jaa. Wow. Aga muidugi, ennem kui me suundume siis tänase teema juurde, disclaimer! Disclaimer. Your Spiritual Moms podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel, tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõde, vaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Nii! Sõltuvused. Tavaliselt on ju see, kui sa räägid sõltuvusest, mis on esimesed asjad, mis inimestel kohe tulevad? No alkohol, seks, narkootikumid. Hasartmängud. Hasartmängud ka, jaa. Ja see on põhimõtteliselt kõik. Ja kõik, jaa. Aga tegelikult neid on palju rohkem. Neid on sitaks. Sest tegelikult selle episoodiga oli see ka, et kui Pirks hakkas nagu meile väikest skripti kirjutama, siis ega meil oli endal tulid ka alguses need samad. Ja pärast me mõtlesimegi, et kas see ongi nagu kõik või? Kusjuures minul oli juba see tunne, vaata, et me ei tee. Yeah. Et me võtame uue teema. Minul oli juba kohe Elisele mingi, et tead, me peame uue teema võtma. Mis lihtsalt ei jookse midagi. Yeah. Aga siis, kui päevad läksid, siis nagu vaikselt hakkas tilkuma kuskil midagi, survata seal klientid, asjad. Sest mul ka tuli ju, et rääkisin nagu klientidega ja kõike ja siis tulid paar tükki. Ja siis ju... Ja see hakkas täiega nagu veerema neid siis, ütleme niimoodi. Et ei ole jah, ainult need, mis nüüd on 4 või? Jah, need on tavalised, mis nagu kohe esimestena tegelikult tulevad meelde. Okei, tegelikult videomängud ka. No jah, samas jaa. Aga mis me siin spoilime, pigem äkki alustame. Sõltuvused. Kui kuuleme sõna jutumärkides sõltuvus, mõtleme sageli alkoholile või narkootikumidele. Tegelikult võib inimene sõltuvusse sattuda ka hasartmängudest, nutitelefoni, sotsiaalmeediast, videomängudest, ostlemisest või isegi tööst. Shopahoolikud. Selleks on isegi üks sõna ju. Ma räägin shopahoolik. Sul on isegi see sõna olemas, shopahoolik. Mis is insane ju? Ma olin kunagi, ma mäletan, siis kui ma Tartus veel elasin, selline 20. alguses. Ma tegin emotsiooni osta. Lihtsalt käisin, aga mul oli mingi see kiiks, et ma ostsin raamatuid. Teistmoodi nagu, on ju. Täiesti teistmoodi. Kogu aeg, nii kui ma käisin raamatupoes, kogu aeg ostsid.
Ja siis hakkasid nagu ühel hetkel oma korterikaaslased iga nagu mingi, et Terks, et mis sul nagu, mida sa teed, vaata. Ja siis ma olen nagu, aga lallalla. See oli soodukaga. Ja täpselt, mul oligi, ma käisingi soodukatega ostma ja siis ta oli mingi ühel hetkel, et Pirks, et kas sa nagu loed ka neid või? Siis mul on nagu, et no, kunagi loen, vaata, ja siis mis kogunes. Mul oli kast raamat, et sa näed ise ka oma raamatukogust, vaata. tal on tõesti. Aga õnneks ma tulin sellest välja, no ma ei tee emotsioonioste ja siin ma soovitan vaadata meie episoodi Sisemine pere, kus siis minu sisemine mees võttis ohjad enda kätte. Tead, mul oli kunagi, kui ma olin noorem, siuke tiinekas, kuna olid Saaras need mingid nööpidega kampsunid. Ja mul oli reaalselt, ma ei tea, mul oli neid vist mingi igas värvis. Mul oli mingi lillad, roosad, must, beež, valge, nagu kõik värvid, mis neil oli. Mul oli millegipärast need kampsunid. Ja. I don't know why, aga kogu aeg ma käisin, ostsin Saarast neid kampsikuid nagu. Ja kõikidel on vaata mingid kiipsud, kui sa ka tegelikult, kes sa kuulad meid, vaatad meid, mõtled nagu mingi, et kas ma olen šopoolik, siis mõtle, kui palju sa shoppamas käid ja mida sa kogu aeg sa vaatad, nagu osadel on vaata kõrvarõngad, kingad, loomulikult naised ja kingad. Aga tegelikult mul on siiamaani täiskasvanu ellu on ikka kampsunid. Kampsunid, ja nagu pusad ja kampsunid, mis on hästi veider tegelikult, et see on nagu, kui kuskil näed mingit pusa või kampsikut, siis ma olen nagu mingi, tahaks seda, aga ma olen mingi, mul on nii palju neid ja selles suhtes on ju ikkagi mingid lemmikud, mida sa nagu kannad rohkem. Et ja siis ma ostan nagu juurde neid, mis osad siiamaani näiteks seisavad mul kapis. Osad on, mis ma ostsin kunagi Amsterdamist, mida ma pole kandnudki vist kordagi. Ja need on lihtsalt mul kodus kapis nagu. Miks inimesed satuvad sõltuvusse? Põhjuseid on palju. Mõni soovib põgeneda stressi, üksinduse või murede eest. Teine otsib põnevust või kuuluvustunnet. Aju vabastab meeldiva tegevuse ajal dopamiini, heaoluhormooni, mis tekitab soovi sama kogemust uuesti korrata. Kui seda juhtub liiga sageli, võib aju hakata seda tunnet üha rohkem ja rohkem nõudma. Ja sa lähedki vaata next levelile. Et näiteks kui me võtame siia kohe juurde adrenaliini sõltuvus, siis ongi, sa alustad sellistest väikestest asjadest. Ja siis sul tekib juba vaata see põnevus, ongi see dopamiin paneb juba üle vaata ja siis sul on nagu mingi, et tahaks veel. Ja vaata, need on ju need, kes on need adrenaliini sõltlased, neil on ju vaata need kiired autod, motikad, kiirus üleüldiselt ju, pluss on ju osadel on jah see ronimine mägedesse, vaata mingi Mount Everestid ja mingi. Ja eriti vaata, seal ongi juba see next level, kui adrekalaks on juba, et sellest lihtsalt ei piisa enam, on see, et vaata, neil ei ole neid turvaköisid. Turvaköied asjad puuduvad, nad lihtsalt ronivad. Või see, et ma ei mäleta, kui sul on hästi palju, Mount Everestis või kuskil ongi hästi palju inimesi surnud. Ja see ongi see, et vaata, et nad tunnevad, et nende keha nagu, et sa ei saa enam kõrgemale minna tegelikult. Et su keha juba annab märku sulle, et see õhupoodus ja need asjad, et see on nagu nii liiga palju, aga nad ikka lähevad, sa ei kuula ja sa lähed ja nad ei tulegi tagasi nagu. Ja samamoodi on ka narkootikumidega. Sa alustad selliste lahjematega. Sa saad jälle seal vaata mingi feelingu, mingi asjad kätte ja saad mingi, aga prooviks seda. Ja prooviks kangemad või prooviks suuremas koguses. Nii kaoks päris, on ju inimestel on ju, kes on üledoosi ära surnud või on napilt pääsenud, aga see ei tähenda, et nad lõpetaks ju selle tarbimist. Et nagu, Et sõltuvusi ongi nagu, et on tunnete sõltuvus on ka, et üks, mis ka nagu, kui ma vaata tegin skripti, mis oli hästi huvitav, oli see armumise sõltuvus. See liblikate tunne. Ja, liblikate tunne, mitte see, et ma armastan kedagi ja see sõltuvus, vaid just lihtsalt see armumise. Ja, et sa nagu, et sa saaksid need liblikad. Ja kui sa ära kaob, siis sa ütledki sellele kutile või neiule tšau baka ja sa lähed, võtad järgmise vaata. Ja, et sa ei otsi nagu suhet, vaid sa otsidki lihtsalt seda tunnet, seda liblikate tunnet.
ja samamoodi on valusõltuvus, kes vaata need asju endale teevad või lähevad vaata nende konksudega keha küljes. Ma just nägin seda mingit video kuskil, kus oli ka, et nagu konksudega pandi selja külge, vaata. See näeb nii nästi välja. Nagu see näeb nii valus välja. See on juba selline hardcore. See näeb nii valus välja ja mul on nagu kõrge valu läbi, aga I could never. Ma olen 100% kindel, mu nahk rebeneks ennem nagu, mul oleks see nagu rohkem peas. Sul on see ajus, vaata, hakkab tegema oma asja. Et oh my god, ma mingi nahk rebeneb. Sest minul on nagu see, et mul ei ole nagu hardcore, ma nimetangi seda nagu hardcore, mis on nagu üle vaata. Aga mul on näiteks tatuude ja neetidega. Ma vahepeal käin ja see on see teistmoodi valu ja see on nagu see... See on see mõnus valu. Ja, täpselt. Vaata, see on siukene see valu, sest mina leian seda kõik see neetide tatoveeringute tegemine, see on see, et meie keha on nagu lõuend. Tühi lõuend. Ja kui sa teed sinna neid neete või sa teed tatoveeringuid, see on nagu, sa täidad seda lõuendit. Et see on nagu sinu keha, see on sinu lõuend, sa võid ükskõik, mis sinna nagu teha. Ja, täpselt. Et mis sinu jaoks on nagu ilus või mis sinu jaoks on tähtis, et ja mina nimetan seda mõnusaks valuks. Jaa. Et on siukene nagu, et ma teen seda sellepärast, et ma tahan nagu teha oma neete või tatoveeringuid, sellepärast, et see on ilus minu jaoks, see on kena, see on seksikas. Et ma tunnen ennast fantastiliselt nagu, kui mul on nagu, kui ma lähen uut neeti tegema või ma lähen, ma ei tea, uut tatoveeringut tegema, et see minu jaoks on see mõnu, et isegi see valu, see ei nagu, ei ole, that's like literally nothing. Sõltuvus ei küsi vanust, haridust ega sissetulekut, ta hiilib vaikselt. Alguses ütled, ma kontrollin seda. Mõne aja pärast kontrollib see juba sind. Kõige hirmutavam ei ole isegi sõltuvus ise, kõige hirmutavam on see, kui inimene enam ei tunne, kes ta ilma selleta on. See on nagu identiteet. No, ma tean ühte inimest, kes oli, ma hetkel ei tea enam, kas ta on, ma saan öelda, oli, ja nagu ma alati siin räägime, meie kogemused, meie läbielamised, kogu see on ju nagu disclaimer ka, kes oli niimoodi, et ta suitsetas manti. Ja tema ütles alati selle kohta, et ma lõõgastun. See on tema lõõgastus. Ja siis ühel hetkel on nagu see, et vaatad kõrvalt on ju, et lõõgastus hakkab nagu hommikul ja ta paneb kuni õhtuni välja ja ta teeb nagu mitu korda päeva. Siis sa nagu vaatad juba, et kust otsas see nagu lõõgastus on. Ja see on ka see, et ta tegi, ma ütlen siis mineviku vormist, nagu ma ütlesin, ma ei tea, kuidas tal hetkel on, aga ta tegi päevi järjest, mis on jälle omakorda. Nagu mul tekkis nagu küsimus, et kuule, et nagu mida? Et ongi, ma saan aru, et vaata osadel inimestel ongi see, on ju, et see aitab vaata sul magada paremini, rahustab ja teeb kõike seda, aga minu jaoks on nagu see, et aga kui sa nagu päevi teed järjest, mitu jointi päeva. Mul oli ka kunagi see mandi see teema, no see oligi tollel hetkel, kui ma ei tea, see oli see mingi pop teema umbes, alavad kõik tegi. Sul on see, et kus nagu sa näed, kõik ümber teevad nagu savu. Siis mingil hetkel on see, et kus kõik hakkavad järsku tegema, ma ei tea, kõik on mingid fancy kokteilid, mis iganes asjad või... Trennid loomulikult. Et need on nagu, et see on nagu mingid, vahepeal on nagu mingid trendid kuidagi, et nagu... Mis on ka sõltuvus tegelikult. Et nagu et mingid trendid kuidagi nagu tulevad. Ja see lihtsalt sujuvalt, see võtab su endasse, vaata. Ma tegin ka nagu mingil ajal nagu hästi palju savu. Aga mul oli pigem see ka, et kuna mul on nagu nice valulikud, siis tegelikult see oli üks asjadest, mis aitas megalt. Aga sellega on see, et kui see on ka, et hommikul esimene asi on, sa lähed väikse jonksi on ja sa teed seda päeval veel või sa lähed pärast tööd koju ja sa teed uuesti nagu let's be honest, nagu see on sõltuvus,
ma tundsin jah, et mul see lühiajaline mälu hakkas nagu veitsa nagu kannatama, et eriti kuna ma töötasin veel kohvikus tollel hetkel, oli see, et noh, kui sa ei suuda jätta meelde mingit 3 salatit tellimust, siis nagu millest me räägime või see, et inimene ütleb sulle, ma ei tea, mitu erinevat asja ja sa lihtsalt unustad need nagu sekundiga ära ja siis sa küsid nagu opakas mingi, vabandage, mis teil veel oli? Ja vabandage, mis teil veel oli? Ja ma tundsin, et ma olen reaalselt nagu mingi opakas. Sa võid mind parandada, aga minu arust, kas ei ole ka see, et vaata, inimesed, kes töötavad nagu seal ööelus, tegelikult tarbivad ka asju, et toimida. No, that's true, ma olen teinud läbi need asjad, vaata. See ei ole nagu kõik muidugi. Me ei üldista. Täpselt, et see ei ole nagu kõik. Aga seal on inimesi. Aga mina tean, et minul oli see, miks ma nii palju pidudel käisin ja kõik asjad oli tegelikult üks osa sellest oli see, et ma töötasin baaris. Nagu sa lähed tööle, sa mõtled, teen ühe kokteili, vaata. Et tõmbab käima. See ei olnud ainult üks kokteil. See on ju seesama, kus sul kliendid tulevad ja nad on mingi, ma pole siin ammu näinud, teeme shotti. Ja sa lähed mingi, mis üks shot ikka on. Sellest 1 shotist saab 2, sellest 2 saab 3 ja nii edasi. Õhtu lõpuks, vahetuse lõpuks, sa oled suht purjus omadega. Ja sa lihtsalt nagu, aga ma funktsioneerisin, mis on see, et ma lõpetasin alati oma vahetused ilusti ära, nagu asjad olid koristatud, kõik asjad olid tehtud, aga see ei tähenda seda, et ma koju läksin, see tähenda seda, et ma läksin edasi pidutsema, sest et mul oli juba see hoog sees. Täpselt. Et ja see on see ka, et jälle ei üldista, aga ma olen ise olen tarbinud nagu mingeid asju, et püsida üleval. Eriti veel see, kui sul on mitu päeva jutti, pluss eriti see, kui sul on mitu töökohta. Et ma ei ole siin mingi puhas tüdruk, vaata, et eks kõigil on olnud neid etappe, vaata, elus, ka minul. Arvestades seda, et ma paari elus kohtad päris palju huvitavaid inimesi ja tutvub päris palju huvitavate inimestega. Et et kuna me oleme siin ikkagi ausad ja räägime oma enda kogemustest, siis ma olen olnud sõltuvuses nii mitmeski asjas. Täpselt. Aga nüüdseks ei ole. Et ma olen ainuke asi, mis on snuus. Et see on asi, millest ma ei suuda veel loobuda. Et mina olen alati nagu vaatan seda, et kui me oleme siin sellest kehast inimesena, on ju, siis mingisugused mõnud peavad jääma. No ja ma näen seda, et mul on, ma ei tea, nagu, sest snuus on minu jaoks üks see, vaata, et nagu ma käin sõbrannadega mingi väljas, ma ei tea, kokteilitamas, õhtus söömas ja niimoodi nagu, et ma ei ole nagu täitsa võõras näiteks alkoholile. Aga nagu see on see tervislik, et sa kasutad alkoholi lihtsalt nagu sa lähed õhtul sööma, sa lähed dinerile, sa võtad paar kokteile, võib-olla paar shotti, oleneb. Mitte ei tule lädramälus koju, vaata. Et Pirks on ju ka näinud, et tegelikult ma tulen koju, mul oli isegi hommikul vahepeal pohmakat nagu. Et selles suhtes nagu aga vaata, seal ongi see sõltuvus ka, et miks me nagu võtsime sellega tegelikult teemaks on see, et vaata väga paljud ei julge iseendale tunnistada. Mul on sõltuvus ja mul on pekkis. Sest et eriti tegelikult selle alkoholiga, sest et kuidagi küsi see küsimus, sina ka, kes sa meid vaatad, kuulad, et mis juhtub siis, kui ma tunnistan endale, et sul on sõltuvus, et mul on sõltuvus. Mis siis juhtub? Mida sa kardad? Ma arvan seda, et see on see, et kui sa tunnistad, et sul on sõltuvus, siis see on see, kus sa kardad, mida teised arvavad, kui sa ütled, et kuule, mul on sõltuvus alkoholiga, kuule, mul on sõltuvus narkootikumidega, sest et see on tehtud nii kohutavaks. See, et kui sul on sõltuvus, sul on mingid kõige AA-d või mis iganes mingisugused kohad, eks ju, et siis on nagu maailma lõpp ja et sa kaotad, kõik inimesed lähevad su juurest ära ja kõik siuksed asjad, aga tegelikult see on juba ju esimene samm, kui sa ütled, et mul on sõltuvus, sa tunnistad seda endale, et sul on sõltuvus. Ja teine samm, mis me ka enne siin ütlesime, on ka see, et kui sa nagu tunnistad, et jah, mul on probleem, siis vaata sinna taha
Miks sul on see probleem? Miks see on, millal see tekkis, mida sa sellega peidad, ära lükkad, summutad, mis see on ja tegelikult, kui sa selle ära lahendad, siis sul ei ole sõltuvust ega probleemi. Aga mida väga paljud inimesed teevad, panevad samamoodi selle maski ette. Täpselt. Ja et pole näinud, pole kuulnud. Ma nimetan seda see kolme ahvikese mängimine, vaata. Et pole näinud, pole kuulnud mitte midagi, vaata. Aga samas, kui sa mõtled, kuhu sa sellega jõuad, kui palju sa tegelikult kaotad inimesi, kui palju sa kaotad iseennast, kui paljud kaotavad töö, pere, suhted. Mulle korraks ma hakkasin mõtlema seda, et kuna me räägime sõltuvustest, on ju obviously, siis et kuna ka minul oli tegelikult alkoholiga oli nagu mingil hetkel ikka päris korralik sõltuvus ja probleem, siis nii veider on see, et kui ma Pirksiga kokku kolisin, siis nagu pole. Kui sul oli see? Ma käin seda, et kui me ei elanud veel koos, vaata, siis oli pidevalt oli vaata see, kus ikkagi, et mul on täiega pohmakas, vaata, ja sellised asjad. See on väga hästi huvitav. Järelikult mul loksus nagu midagi paika, vaata. Nii spirituaalses mõttes, sest et jätkuvalt we are the spiritual mommies, siis spirituaalses mõttes võiks öelda, et sõltuvus on katkestatud ühendus iseendaga. Me sünnime terviklikena, kuid elu jooksul kogeme haiget saamist, kaotusi ja pettumusi. Selle asemel, et valu läbi elada, õpime seda summutama, kuid valu ei kao. Ta lihtsalt ootab. See, mille eest sa põgened, jookseb alati sinuga kaasa. Täpselt. Sest, et ükskõik kui palju sa summutad, ükskõik kui palju sa üritad seda vaigistada, see läheb paremaks, see läheb hullemaks. Sellepärast on ka see, et vaata endale otsa. Ja me ei räägi, sõltuvuseks on ju, aga vaata ka üleüldiselt endale otsa, kuidas sa ennast päriselt tunned, kuidas sul päriselt on. Mitte see, et ära ilusta kellegile või mingi, et mis siis juhtub, kui ma ütlen, et tegelikult ei ole hästi, vaata. No, mis siis on, kui sa ütled, et ei ole hästi, siis kui sa ütled selle välja tegelikult kellegile, siis inimesed ei oska reageerida. Täpselt. Eriti, kui sellest on teema, mida me mingi hetk veebruaris rääkisime tegelikult. Inimesed ei oska reageerida. Kus tuli täpselt sama asi ja mina Helis, me oleme mega tugevad naised. We can handle everything. Basically, vaata. Aga siis me hakkasime nagu arutama mingil õhtul, et aga me ei saagi peale üksteise tegelikult kellelegi öelda, kui meil on putsis. Sest et keegi ei saa aru, sest nad on mingi, et oota, mis mõttes sul? Sinul on halvasti. Nad ei saa aru ja siis, või siis tuleb sealt see teine, või sealt tuleb siis see teine nurk, mis on see, et kõigil on. Et see on alati nagu see, et me pigem oleme teiste jaoks olemas, me oleme seda vaata näinud oma seltskondades inimestega, on ju, et me oleme teiste jaoks olemas ja see on iseenesest mõistetav, nad juba teavad seda, no matter what we are there, vaata. Aga samas on nagu see, et aga kui on vastupidine olukord, keegi ei oska mitte midagi teha. Sest et inimesed ei saa aru, et oota, mis mõttes sinul, kellel on kogu aeg kõik hästi, sa oled teiste jaoks olemas, mina nimetan seda cheerleader, vaata. Ja siis järsku on nagu ja need ei oska mitte midagi teha. Sest nad lükkavad kas jutu kuskile mujale, aga kuule, minul on ka ja hakkavad endast vaata rääkima ja siis sa oled nagu mingi... Et üldjuhul inimesed ütlevad, kui sa küsid, kuidas sul läheb, sa ütled hästi. Täpselt. Aga ma olen teinud ka nagu naljakal kombel nagu katsetus, et kui keegi küsib, et kuidas sul läheb, ma olen nagu mingi sitalt, kus sul? Ja siin on nagu ka, et nagu, tahad sa nagu lähemalt rääkida? Ma olen mingi, nagu, tahad sa lähemalt kuulda sellest või? Et nagu, I'm tired, mul on kopp ees, ma ei viitsi, ma ei taha mitte midagi. Ma tahan, et see on see vingumine, I know, aga point ongi selles, et ma tahaks lihtsalt olla kuskil kivi all või nagu lihtsalt olla. Et see ei ole nagu isegi see, et ala, et
et ma tahaks lihtsalt chillida. Vaata, inimesed ei taha, vaata, seal on ka see üks põhjus, et miks inimesed ei vaata otsa iseendale, oma probleemidele, muredele, asjadele, on see, et nad ei taha seda tunnet. Ja siis tulevadki ka need sõltuvused, millega nad vaigistavad seda, millega nad tekitavad omale seda head tuju, vaata, mingi ha-ha, näpud püsti, party, vaata. Et sa ei taha olla selle tundega üksinda. Sa ei taha olla kodus selle teemaga. Ja siis sul ongi, sa käid tööl ära, mida väga paljud inimesed peale tööd ju teevad, on see igasugused trennid, sõpradega olemised, igasugused, ma ei tea, kuskil käimised, sest käid ja siis sa vaatad nagu mingi... Mina vaatan alati nagu, terapeudi pilguga, vaatan alati nende inimeste mingi, mille eest sa põgened? Nii et jah, mille eest sa põgened? Et sa ei taha üksinda olla oma enda kodus, kus on tegelikult kõige parem olla. Räägime siis ka veidi vist statistikast. Mida me oleme hakanud kusjuures sisse siin viimastes osades. Sest see on, minu jaoks on see mega huvitav nagu. Ja sinu jaoks ka on ja. Nii, et Eestis 2024. aastal registreeriti 594 otseselt alkoholist põhjustatud surma, mis moodustas ligikaudu 4% kõigist surmadest. Neist 76 olid mehed. Ja see on veel see, et need on, mis on siis registreeritud. Täpselt. Et ärge unustage ära seda, et seal oli kindlasti rohkem, aga kõike ei registreeritud. Aga see on wild, nagu ühe aastaga 594 surma. Eesti kohta on ju... 1, midagi inimest suri päevas, kas sa nagu saad päriselt aru sellest või? Sest et Eesti on ju nii väike tegelikult. Et nagu see võtta siis Eesti nagu kuskil, ma ei tea, suuremas riigis 594 põhjust ei ole mitte midagi. Täiesti köki-möki. Aga nagu Eesti mõistes on ikkagi... mehed, kallid mehed, päriselt, palun kirjutage meile, kuidas me saame teid naistena aidata. Et nagu... Sest et järjekordselt 76% olid mehed. Tegelikult, mis on nagu naljakas, on see, et enamus asjades on mehed, vaata. Ja ongi see sama, vaata, mida me rääkisime ka siin mingi aeg, et nagu et see ühiskond on nagu teile nii suure pressure'i peale pannud, et isegi kui on nagu mina ja sina, vaata, meie sugused naised, kes on mingi, et ma hoian ruumi, ma räägin, ma hoian siin, ma kuulan ja kuulen siin, ma toetan, ma olen su jaoks olemas, siis see on nii paljude meeste jaoks, see on imelik, see on võõras, see on uus, te ei oska reageerida isegi. Mis on see, et aga nagu meil kõigil on vaja asju välja rääkida endast. Olgu see vingumine, olgu see mis iganes pläust, aga sul on vaja ennast välja ja tühjaks rääkida. Sest et miks me naised teeme seda? Sest et see aitab. See päriselt aitab. Ma arvan, et enamus naised, kui me ei teeks seda, siis me oleksime kõik kuskil jookseksime nugadega mööda täna muidugi. Ja see ongi see, et tegelikult mehed, kui te nüüd tulete, on ju, pets võtab natukene üle, on ju, siis mõelge selle peale, et kui paljusid mehi ajab närvi ja siin on nüüd see, palun vaata meie iseendasse, miks see sind närvi ajab. Kui sinu kaaslane läheb, räägib teie suhteprobleemidest, mis igasugustest asjadest oma sõbrannale, siis palun mõtle selle peale, et kui su kaaslane ei vendiks välja ennast sõbrannaga, siis saladuskatte all kes see selle koosa endale kaela saaks? Sina, kallis mees. Ja see ongi see, et need tekivad nagu megapinged. Et naised, me kogume ka enda sisse, aga see, kui me päriselt plahvatame, siis ja siis kutsutakse, mida me crazy, sa oled täiesti hullund, sa oled täiesti segane. Sa reageerid üle, miks nii emotsionaalne, kõik see pläust. Aga mõtle palun sellele, et kui meil ei oleks sõbrannast, kellele me saaksime päriselt välja rääkida. Pere, sõbrannad, õed, vennad, kes iganes vaata. Keda sa usaldad ja sa saad kõik elada välja. Ja see naine tunneb ennast palju kergemalt. Pinge on maas, ei tähenda seda, et teil omavahel ei tule rääkida. Aga
see hoiab ära võib hoida ära selle suurema plahvatuse täpselt. naise ja mehe vahel. Jah, täpselt. Nii et jah, see on siis küsimus siis suurele ringile. Täpselt. Eesti on aastaid olnud Euroopa üks kõrgema narkootikumide üledoosidest põhjustatud surmadega riik. Viimastel aastatel on muret tekitanud eriti sünteetilised opioidid, näiteks nitaseenid, mis on nagu minu jaoks mingi, et nitaseenid, ma olin mingi what the frick is this, mis on väga tugevad ja põhjustavad kiiresti surmaga lõppevaid üledoose. Nitaseenid. Paneme siia natuke väikse info. Nitaseenid. Jälle nagu mõelge korraks, et jälle Eesti. Jälle Eesti, jah. On seal ülemistes osades. No aga tegelikult see viibi jälle selleni, et see, et kuidas on ju, isegi eestlased ütlevad, ja see meil on vanasõna isegi see lugu, et eestlase söök on mingi teine Eesti. Eestlased on külm rahvas, vaata. Et meie keelepallad lähevad valla siis, kui me oleme joonud alkoholi, aga muidu enamus eestlasi ikka kogub enda sisse ikka neid oma muresid, probleeme, vingumist, kõike seda vaata. Ja no selles suhtes, jah, narkootikumid on ju partitraag enamus ajast, nüüdseks ma ei tea, kuidas on, aga kunagi, kui ma ise baaris töötasin ja kõik, ega rahvas pani pidu päris hullult nagu tegelikult, et ikka korralikult. Linn oli ju täiesti rahvas puu püsti täis. Mingi, et Ega jälle põgenemine. Me ei teegi mitte midagi muud, kui enamus inimesi lihtsalt põgeneb. Põgeneme ja hävitamise enda keha sellega. Nagu aju tegelikult. Sest kõik see, mis see teeb su ajule ja kõike ju nagu, see on crazy. Ma lähen läbi oma valu. Mis on ebamugav, mis on fucking väga ebamugav. See ei ole isegi ebamugav, see on valus. Ja see on nagu teistmoodi valu, see ei ole nagu hambavalu või liigese valu või mingi luuvalu. See on nagu valu, et sul su hing lihtsalt nagu keegi rebiks tükke su hinges. See on kõige lähedasem seletus, mis ma oskan tuua. Aga fuck, nagu mis seal on, võtad niidi ja kokku tagasi, mis ikka vaata. Et itis valus, meil kõigil on traumad, meil on kõigil triggerid, aga nagu... Aga seal ongi vaata see, et on inimesed, kes vaatavad otsa ja tegelevad, vastutavad ja on inimesed, kes on nagu mingi ohvirolli, süüdistavad teisi, laustivad, ei vastuta ja kasutavad erinevaid asju, et mitte sellele otsa vaadata. That's it. True. Nii, jätkame siis. Nii, ja statistika koha pealt rääkida, siis Ameerika Ühendriigid, ma ütlesin Pirksile, et ta tooks selle nagu võrdluseks siia veitsa sisse, sellepärast, et Eesti on nagu väike riik, aga nagu just see, kus sul elab mitmeid miljoneid inimesi. Nii, Ameerika Ühendriikides ka aastal 2024 vastas 48,4 miljonit inimest ehk 16,8% üle 12 aastastest ameeriklaste sõltuvushäire diagnoosi kriteeriumitele. Üle 12 aasta. Et neil on sõltuvus. 16,8%. 16,8%. Ja see on nagu miljonites. 27,9 miljoni inimesel on alkoholisõltuvus ning 28,2 miljonil narkosõltuvus. See on miljonites nagu. See on miljonites. Ja need on jälle, palun ärge unustage, need on need, mis on ametlik, jaa. Aga siia juurde ei ole võetud neid mitte ametlik. Täpselt. Ehk mis see võib. Sest et nagu inimesed oskavad päris hästi peita siukseid asju. Niimoodi, et isegi sa ju tegelikult ei kahtlusta, et neil on mingi sõltuvus. Paljud ei tea isegi. Sa peidad seda nii hästi. Et keegi ei tea. Et sul on üldse mingi sõltuvus. On ju vaata näiteks need mingid emad, vaata, kes on mitu last näiteks ja kasutavad ju vaata neid mingi retsepti, mingi ravimi neid vaata ja nagu
Aga sa ei teagi seda, et neil on, sest et nad toimivad ja kui pere või kes iganes näeb neid väljaspool, siis neil on nagu mingi, et vaatavad, et täiesti nagu pole mitte midagi viga. Aga tegelikult kodus on hoopis teine lugu. Täpselt. No ei, samal aastal tarvitas alkoholi 134,3 miljonit inimest ning neist ligi 58 miljonit jõid regulaarselt suurtes kogustes. Mis on jälle crazy. Ameerika kogeb jätkuvalt opioodikriisi, kus sünteetilised opioodid, eriti fentanüül ja uued nitaseenid põhjustavad 10 000 surmasid aastas ning mõjutavad miljonid peresid. True. Mis on jälle nagu crazy, et seal ongi see, et sinu sõltuvus, et kui sul on pere, vaata, siis sinu sõltuvus ei mõjuta ainult sind. Vaid see mõjutab ka kõiki sinu ümber. Vaata, seal ongi see sama, et näiteks kui me võtamegi alkoholi, narko ja mingid teised sõltuvused, kus on ka vaata üks suur põhjus, miks me neid teeme, miks inimesed teevad, on see kuuluvustunne. Aga me saame päriselt aru, vaata sinuga ka on ju, et kui sul ongi sul on see teatud seltskond, mis tähendab seda, et saada oma sõltuvusest lahti. Tegelikult, mis on väga raske väga paljudel inimestel teha, on see, et astuda välja sellest grupist ja seltskonnast. Ehk siis sa ei lõpeta ainult ühte sõltuvust, sul on vaja teha läbi kaks. Sest et tegelikult rääkides nendest gruppidest ja asjadest on seal, et kui sul selles grupis kõik kasutavad, siis grupist raske astuda välja on väga raske. Sellepärast, et need inimesed teavad, kus sa elad, nad võivad sul ukse taha tulla, sa võid olla puhas isegi nädal, 2-3, aga sa lähed ikkagi, nad tirivad su tagasi ja nad on mingi, ma olen ka puhas, kõik on hästi, vaata, et ma nagu ei... Ja seal on jälle minu jaoks nagu see küsimus, et miks te teete seda? Nagu kui sa näed, et sinu tutvusringkonnast, sinu grupis, seltskonnast, keegi tahab minna täiesti teisele teele, siis mida vittu sul viga on? Et sa oled nii enesekeskne, sa oled täielik et sa ei lase sellele inimesele minna teisele teele. Ja sa ikka tirita tagasi. Nüüd on küsimus sulle, mida sina selle saab? Mis sõltuvus sul on? See on sõltuvus see, et ta ei ole üksi. Ja sul on ju seltskond olemas ju. Mis vahet sul on, et üks inimene läheb? Sellepärast, et sul võib olla seltskond, aga sul on alati üks inimene sealt seltskonnast. On see inimene, kellega sa saad kõige paremini läbi, kellega sul on kõige parem klapp. Sul võib olla seltskond, kus on 20 inimest. Aga seal seltskonnas on ikkagi 1 või 2 inimest, kellega sa saad kõige paremini läbi, kellega sa chillid kõige rohkem. Et me oleme varem ka vist rääkinud juba, on see, mis on see Soft White Underbelly on YouTube'is see, et kus see mees räägib erinevate nagu inimestega, kes on siis nagu tänavatel elanud või mingid siuksed asjad. Et ma soovitan vaadata, et see on tegelikult nii huvitav ja seal inimesed päriselt räägivad ka, et kuidas nad sattusid sinna ja et sellele teele ja kõike seda. Et see paneb ka võib-olla natukene nagu mõistma rohkem, et miks inimesed teevad mingeid asju või miks neil on mingid sõltuvused. Et ja kõike seda. Nii, ja järgmine sõltuvus veel, mis on paljudel ja mida on kogenud, let's be honest, ma arvan, enamus inimesi tegelikult on töösõltuvus. Töönarkomaanid. No jälle eraldi sõna isegi tegelikult olemas selleks, vaata, mis on crazy ju. Et inimese identiteet muutub täielikult tööks, vaba aeg tekitab ärevust või süütunnet, suhted, tervis ja uni kannatavad, kui töötamist ei suuda lõpetada. Edu ja saavutused annavad lühiajalise dopamiinilaksu, mis tõttu tekib vajadus teha aina rohkem. Uuringud kirjeldavad töösõltuvus kui sunduslikku töötamist, mis jätkub hoolimata negatiivsetest tagajärgedest. Et see töösõltuvus, et sa oledki hommikust õhtuni tööl iga päev.
see ongi see, et sa üritad näidata endale või teistele midagi. Eks see on ka see, miks näiteks kui ma vaatan kõrvalt, vaatan inimesi, kes tegelevad mitme asjaga korraga. Ja siis on ka nagu, et kui vaata nagu küsid on ja sa trigerdad neid inimesi tegelikult nagu, et miks sa teed nii palju asju korraga, vaata. Raha on vaja, vaata, sest et siia tuleb kohe töö kõrvale, tegelikult toome siia kohe ka raha sõltuvus. Jaa, see ongi tegelikult, sest et sa teed tööd selleks, et me kõik käime töö selleks, et meil oleks finantsi. Aga osadel läheb see läheb mina vaatan seda sellega, vaata see läheb juba selleks ebatervislikuks. Eks sa lihtsalt kogud ja siis ühel hetkel nagu te küsid, mida sa teed? Sa ei kasuta seda kuidagi, et sa tahaksid, ma ei tea, ehitaksid endale, ma ei tea, losse või mida iganes või reisiksid terve maailma ära või mida iganes, vaid see ongi lihtsalt number, sa tahad suurendada seda rahanumbrit, see sõltuvus numbritest, vaata. Ja sa oled nagu mingi, what's the point, nagu, mis sinust alles jääb? Midagi, ja. Et selleks oleks põhimõtteliselt, kui sa võiksid juba seda raha kasutada, sa oled nii kuradi läbi, täpselt. Et sa ei jõuagi mitte midagi teha. Sa oled oma elu mingi parimad aastad matnud selle töö alla ja sa ei ole elanud oma elu, vaid sa oled lihtsalt kogunud seda raha. Ja tegelikult on ka see, et okei, raha on ju samamoodi. Ka töösõltuvus on üks sõltuvus, millega inimesed peidavad oma emotsioone, tundeid, kurbust, kõike. Et see ongi see, et ma teen tööd, mu aju kogu aeg käib, ma ei suuda või ma ei jõua mõelda selle peale, mis mu elus toimub. Vaid sa summutadki selle ära tööga. Samamoodi nagu alkoholi ja narkootikumidega. Sa lihtsalt summutad selle ära. Ja muidugi, see on nagu sellepärast, et see on olnud arutelu mul ka päris mitme nagu inimesega tegelikult, on ilukirurgia ja esteetilised protseduurid. Esimene protseduur annab enesekindlust, mõne aja pärast tekib uus jutumärkides viga, mida parandada. Rahulolu kestab lühikest aega ning tekib soov järgmise protseduuri järele. Sageli võib taustal olla keha düsmorfne häire või väga madal enesehinnang. Mitmed ülevaated rõhutavad, et probleem ei ole operatsioon ise, vaid sunduslik vajadus aina uuesti oma välimust muuta. I can freaking agree with that, sellepärast ka minul on olnud see. Aga mitte nagu selles suhtes, et mingi operatsioonid või niimoodi, vaid mu huuled. Süstid. Et ja selles suhtes nagu ma tunnistan endale vabalt seda nagu ja kui keegi kommenteerib, et sul on ilusad huuled, nii nagu, siis ma olengi mingi, they're fake as fuck nagu. Ma olen väga läbipaistev sellega, ma olen mingi, tahad katsuda või? Paljud inimestel on, miks ma pakun seda, et tahad katsuda muuli, on sellepärast, et paljudel inimestel on jäänud mulje või nad arvavad, et see on nagu reaalselt, et sul oleks nagu silikonriba siin. Et kui sa katsud, et siis see on nagu mingi kõva tükk, vaata. Ei, need on täitsa nagu huuled. Et nagu katsud neid, siis need on nagu, need on täitsa nagu tavalised huuled. Ja näiteks minul tekkis ka see blindness ühel hetkel, kus oli see, et sa tahad suuremaid ja suuremaid huuli ja ma käisin vist iga poole aasta tagant endale juurde süstimas huultesse. Ja ma olen väga läbipaistev selles suhtes, et nagu, ja ma ütlen ausalt, I don't fucking care, mida keegi teine arvab. Aga et ilukirurgia koha pealt ja üldse kõik see on tegelikult see, et ma olen kohanud inimesi, kellele sa vaatad peale. See läheb üle. Ja sa näed, et see on natukene liiga palju, vaata. Et sa mõtled, et meil Eestis ei ole, aga on. Ja. Et tegelikult sa näed see on nii kergeks tegelikult tehtud, vaata kuidas ka tegelikult seda propageeritakse, et tule lõuna ajal, mis on
ja ma olen nagu mingi, mida? Lõuna ajal käi ära, sul mingi tõks tehakse ära ja lähed, midagi pole näha. Ja siis ma olen nagu, mida? Et selles suhtes mina leian seda, et nagu me kõik vananeme ja tegelikult samamoodi see botoxi tegemine, you do you, vaata. Samamoodi mina tahan botoxit teha, et me kõik tahame nooremad välja näha, ükskõik mis vanuses me oleme. Ja see on täiesti okei. Et aga lihtsalt see, et miks me toome selle sisse, et see ei ole nagu see, et sa käid siin doing the tweaks here or doing the tweaks there, vaata, et sa nagu poputad ise ennast. Et see on see healthy see, vaata, et kus sa nagu käid natuke vaatad, kuule, mul on siin korts, vaata, kuule, tead, laseks ära teha, vaata. Või ma ei tea, et okei, ma saan rääkida nagu tisside koha pealt, vaata. Ma olen endale ma ei tea, alates 20. eluaastast soovinud nagu tisse, aga mitte nagu suuri tisse, vaid lihtsalt siuksed, mis sobivad minu kehaga. Just, et nagu siuksed need tweakid tegemised või see, et mingi rasvaimul käimised või vaata, need on need siuksed väiksed nagu asjad, mida sa soovid enda puhul muuta või sest, et ma saan aru sellest. Aga sa ei lähe nagu sinna sõltuvusse. Ja, sa ei lähe sinna sellesse sõltuvusse, kus sul on see, et sa paned neile tissid näiteks, sa paned neile tissid ja sa vaatad aasta pärast, fuck, ma tahan suuremaid tisse. Ja sa lähed, käid seal. Ja sa lähed ja sa käid 5-6 korda ja sa vaatad suuremaks ja suuremaks ja suuremaks ja suuremaks ja suuremaks. Või lõpuks ongi see, et su tiss tuleb 10 kilomeetrit ennem kui sina ise. Või samamoodi need BBL-id on ja. Et sa lähed suuremaks ja suuremaks ja suuremaks ja suuremaks nagu. Või ma ei tea, mis need on vist, need on veel mingi puusad ja mingid laiendamised. Me oleme jõudnud sinna, kus sa saad kõike teha, mida sa tahad. Samamoodi vaata on ka näoga, just ninadega ka. Ja ninaga eriti, kus sa käid ühe korra ära ja siis sa vaatad mingi, et ei, ma ei ole väga rahul. Ja sa käid teist ja kolmandat ja sa nagu jäädki. Sa otsid mingit ideaali, mida, sorry Kallis, aga pole olemas. Et sul on või need mingi põsesarnad ja ma ei tea, silma mingid asjad ja nagu, kõik asjad. Just name it nagu, et on ju olemas, on ju see, kuskil oli kunagi, see oli mingi see dokumentaalsari ka, vaata, kus inimene, nagu see naine ja see mees mõlemad, üks tahtis näha nagu Barbie välja ja teine tahtis näha nagu Ken. Ja nad vist lõpuks suht nägidki. Toome nüüd ka teise nurga, on see, kui sinu kaaslane või keegi sinu lähedastest pressib sulle peale. See on veel next level. See on see ala, et sul näiteks abikaasa või keegi on mingi, tahad, kuule, pane suuremad tissid, pane veel suuremad tissid, pane veel suuremad tissid, vaata. Et see on nagu veel teistmoodi nagu... Et see on juba siukene nagu next level veitsa, et sa isegi ei muuda mitte iseenda pärast ennast, sest et sa tunned, et ma tahaks suuremaid tissi või ma tahan, et mul oleks suurem pepu või ma tahan, et mul oleks, ma ei tea, väiksem piht on ja või ma tahan, et mul oleks suuremad huuled, ilus nina, kõrgem põsesarnad, vaid sa muudad ennast kellegi teise pärast, sest et see inimene soovib, et sa muudaksid iseennast või et sa lisaksid endale juurde mingeid asju, kuigi ise sa oled rahul sellisena, nagu sa oled. Täpselt. Ja sa ei julge seda öelda välja. Täpselt. Et see on täiesti wild ja et kui sa tahad ise nagu muuta endas asju nagu you do you, lihtsalt don't overdo it, I guess, vaata. Sest et kuna meil on antud kätte nagu kõik põhimõtteliselt, sa saad raha eest teha neid asju, vaata. Kõike. Et, aga nagu selles suhtes nagu in a healthy kind of way, et ma tean, sellest on meeletult kerge sattuda sõltuvusse, sest et sa näed ise ennast iga päev ja sa vaatad ennast peeglist iga päev ja nagu, ja sa vaatad ja sa näed, et pekki, ma ei tea, mu kulm on ära vajunud või et mu huuled on väiksemaks läinud või et ikka need tissid ei ole need samad, mis need olid ennem. Et I understand it, nagu ma päriselt saan aru, sest et ka mul endal on see, see on jätkuv, aga nagu selles suhtes nagu see ei ole nagu, et
aga jah, aga see, kui sa lähed nagu suuremaks ja suuremaks ja suuremaks mingite, tahad veel rohkem, vaata. Et see on see unhealthy kind of way. Trigger warning ütleks ma siia kohta. Ja, true. Tegelikult. Ja. See on siuke sõltuvusvasi tegelikult, mida see on üks vähem märgatavaid sõltuvusi tänapäeval. Mida sa ei arvaks. Et see võiks üldse sõltuvus olla. Et see võiks üldse sõltuvus olla, aga sõltuvus enesearengust, kursustest ja koolitustest. See on tänapäeval üks vähem märgatud sõltuvusi. Inimene ostab pidevalt uusi koolitusi, kuulab 10 podcaste, loeb eneseabi raamatuid, kogub sertifikaate, aga see on see aga ei rakenda õpitud kunagi ellu, vaid sa omad neid teadmisi ja sa omad ja sa kunagi ei kasuta neid. Mis tekitabki küsimust, et miks? Sa raiskad raha, aega, energiat, kõike. Milleks? Ja sa ei kasuta. Et järjekordselt mitte olla iseendaga. Ja kusjuures ma ütlen ausam, kui ma selle kirjutasin, holy fuck, kus mul hakkas peast käima kõik inimesed, keda ma olen oma elu jooksul teadnud, kes on sõltuvust nendest asjadest, kus ma olen kuulnud, kus inimene jälle, tead, Piret, ma lõpetasin selle kursuse. Tead, Piret, ma panin ennast nüüd sinna veel kirja, sinna kooli, sinna, tõndanda ja siis ma olen nagu mingi, et ühe inimese käest ma kusjuures küsisin ka, et miks? Lihtne küsimus. Miks? Siis ta oli mingi, et huvitav on. Huvitav? Miks? Täpselt. Et nagu see ei ole vastus ja inimene läheb triggerisse, et huvitav on ja siis ma olen nagu huvitav on maksta 1000, 10 000 eurosid ja siis ma vaatan nagu selle inimese tavaelu ja tema elus ei muutu mitte midagi. Nada, null nagu. Et siis nagu tekib jälle see, et miks sa seda teed? Kellele, mida sa sellega jälle näitad. See ongi see, et ta näitab seda nagu väljapoole. Et ta näitab seda, et ma olen nii tark, ma olen nii haritud, mul on nii palju koolitusi, mis ma olen teinud. Ja no eriti tore on ju, kuna on suvi, trigerdame inimesi. Kuna on ilus suvi, siis mida tavaliselt inimesed suviti teevad? Enesearengulaagrid. Kus sa hüppad ühest enesearengulaagrist teise ja kolmandasse ja sa paned ja siis lõpuks on ka minu laagritest on ka käinud läbi inimesi ja mul on nagu mingi, et sa tuled laagrisse, ma vaatan mingi girly pop, sa teed midagi. Sa teed läbi mingi väga-väga suure muutuse ja siis läheb aega mööda, paar kuud, pool aastat, aasta ja meie teed lähevad kokku uuesti, sest et nagu me teame, kuidas universum mängib, on ju. Ja sa räägid vaata inimesele, et kuidas see vahepeal läinud on, ja ta on kas samas punktis tagasi, kus ta oli siis, kui ta käis mu laagris ja mu seanssidel, või ta on kukkunud veel rohkem. Ja siis sa vaatad nagu mingi, et huvitav, miks sa käid? Minu jaoks on reaalselt nagu see küsimus, miks sa käid ja raiskad raha? Kui sa mitte midagi otseselt sellega ei tee või sa nagu... Et sa saad lihtsalt neid nagu pabereid mingi, et osalesin selles laagris ja siis loomulikult on ka need inimesed, kes ju elavad läbi sotsiaalmeedia, kus sa näed, vaata neid pilte, käisin selles laagris, tegin seda, thumbs up, on ju, käisin selles laagris, sain selle paberi ja sa oled mingi, miks? Või samamoodi ka terapeudid, koolitajad loomulikult. Miks sa seda teed? No absoluutselt, jah. Noh, ja nad ei rakenda seda kuskil. Ja täpselt. Et jah, inimesed arvavad, et see ei ole sõltuvus, aga kallikene, kui sa tegelikult mõtled, siis... See tegelikult on ju. Ja see on see, et
ta on sõltuvuses lootusest, et jutumärkides järgmine kursus muudab mind lõpuks piisavaks. Mida sa ei tee? Täpselt. Sest et seal ei ole kunagi, ei ole viimast kursust või koolitust või mis iganes plausti. No ja siis me toome siia veel sõltuvusi, mis on ka, no osasid te juba kindlasti teate, võib-olla osasid mitte. Näiteks üks on nendest on perfectionism. I must be perfect, kõik peab olema perfect, ma pean olema perfect, mu ümber peab kõik olema perfect. Seal on ka see perfektsionism, mina tõmbaks kusjuures sinna selle võrdusmärgi perfektsionism võrdub kontrollivajadus. Yeah. See on hea näide siia, mis on see, et ma pean seda filmi näitama täna Pirksile. On kodupiilane. Jah, nice. See mees seal, perfectionist. Everything has to be perfect. Sa ei tohi seda öelda, sa ei tohi seda teha, see peab olema nii, see peab olema naa. Ja siia tegelikult, kuna meie vaadake nüüd meie eelmise osast, kus me räägime nartsissistidest ja kogu sellest kremplist, siis see läheb ka siia juurde perfektsionism, kontrollivajadus, nartsissism. Täpselt. Ja natuke minna karmimaks, ma ütlesin, vaata sinuga arutasin ka, on tegelikult ka, kui me võtame sarimõrvarid, kes otsivad seda haipi, vaata. Ja. Kõik need, vaata, kes kägistavad, eriti kes nagu vaatavad inimest samal ajal otsa. Jälle see adrekalaks, vaata. Ja. Et tegelikult nagu seal on nii palju, mis on sõltuvused, kui see tegelikult. Kui sa võtad selle nagu lahti, see on nagu Pandora laegas. Ja see lihtsalt voolab ja voolab. Et sul tulevad need esimesed 4-5 ära ja siis tegelikult sul lihtsalt tuleb juurde neid. Et seal ei ole. See jääbki tulema tegelikult. Sest et need on ainult nagu selles suhtes, need, mis me nagu praegu täna siia oleme toonud, on need nagu siuksed, et ma tean seda, et kui me nagu breiniksime või me nagu räägiksime sellest veel rohkem, siis meil tuleks lihtsalt veel neid. Nagu igast asju, vaata. Nii, siis on muidugi pornograafia. Ja paneme seksi ka kokku. Ja, pornograafia ja seks. See on nagu, et ala, et sul ongi, et naine kodus ja värki ja aga sa oled sõltlane pornost. Mis on jälle tegelikult karm. Või siis on ka vaata neid nagu, kui me võtame selle leveli, on ka see, et kus sa ei suudagi partneriga seksida ilma selleta, et porr ei käiks seal taustal, vaata. No, jaa. Mis on crazy tegelikult. Crazy, jaa. Või sulle ei lähe kõvaks või midagi ilma selleta, et sa vaataksid pornot. Jaa. Mis on ka nagu mindfuck tegelikult. Teem nagu. Ja seksisõltuvus ka üks suurimaid sõltuvusi minu arust ühiskonnas. Lisaks alkoholi ja narkole. Ja. No sest, et tegelikult nii naljakas, kui see ei ole naljakas, aga alks, narko ja seks. 3 asja. See on see 3 nurk. Käivad käsi käes. Ja, sest et tegelikult ütleme ausalt, need kõik 3 on naudingud. Täielikud naudingud tegelikult. Sa naudid seda, kui sa oled purjus, sa naudid seda, kui sa oled high, sa naudid seda, kui sa seksid. Nii, shoppamine. Siis on tegelikult ka trenn ja dieet. Mis on väga palju, mis jälle on see, et on see healthy ja siis see unhealthy. Mina kusjuures kunagi, kui me nüüd räägime sellest dieedist, mina ei ole teinud seda healthy dieeti. Ma olen olnud see söömishäirete selles, vaata, kus ma ei ole söönud. Ja ühel hetkel oli ka, mul niimoodi hooti käivad need. Praegu on nagu kinda okei. On see, kus sa vaatad seda kaalunumbrit ja kui see hakkab langema, sa lähed täiega sinna luupi ja sa vaatad mingi, et nii, kas ma saan veel 1 kilo alla. Aga kui ma prooviks veel ja natukene veel ja siis sa lähedki sinna, kuni ühel hetkel keegi lähiringkonnas tuleb ja ütleb sulle, et kuule, sul on kõik hästi ikka või? Tead, natukene nagu liiga selle koha pealt
ma ütlen sulle ausalt, et neid inimesi on vähe. On kusjuures. Sellepärast, et kunagi, kui minul oli, no see tuleb 20. osast täpsemalt räägime sellest, et aga kui ma võtsin hästi palju alla ja mitte healthy kind of diet way, siis kui palju ma sain komplimente. Jaa. Sa näed nii hea välja. Sa oled nii palju alla võtnud. Sa oled nii ilus. Sa lausa särad. Siis ma olen nagu mingi, ja tegelikult kui ise tagasi vaatab, mul on paar pilti, peaksid isegi alles olema võib-olla sellest ajast. Ma olin hall. Mis tekitab küsimuse, vaata. Ja sellega tuleb veel üks sõltuvus, mis mul endal on olnud. See on niisugune sõltuvus, mida me siia ei ole toonud, aga see on sõltuvus, tuli praegu puusalt. Pruun olemise, see, et sa oled päevitamine, see sõltuvus, sest et ala see, et sa käid palju solaariumis, spreipäevitus, ise pruunistav, reisidel, päikese võtmine, see, et sa oled lihtsalt mega pruun. Ja sa ise ei näe seda, kui pruun sa tegelikult oled. Ja see on, ma ütlen sulle ausalt, see on meil kõigil, kes on olnud, kui sa oled näinud ennast pruunina, nagu pruunina. Mina olen pääsenud sellest. Siis mina ei ole. Minul on olnud see... ma olen need kõik sõltuvused, mis siin on läbi teinud. Et see pruunik, see ja see on iga kord, kui sa võtab päikest, sa ei pane isegi tähele, kui sul see välja tuleb. Sest et mul on see, et ma võtan päikest, ma naudin seda, ma käin ujumas, ma chillin. Ja viimastel päevadel, kui sa oled kuskil reisil, see viimaste päevadel on see, kus sa lased kas ilma päiksekreemita või sa lased mingi üliväikse päikese selle UV sellega. Sellepärast, et sa tahad võtta seda viimast, sa tahad saada võimalikult pruuniks. See on crazy ja see on tegelikult, see on sõltuvus. See on mega jõhker sõltuvus. Nagu... Ja dieedi koha pealt on see, et ma olen teinud seda healthy dieeti ja ma olen teinud seda non-healthy dieeti. Trenn, ma olen teinud healthy trenn, ma olen teinud non-healthy trenn. Et need asjad et see dieet ja trenn, tasakaal. Aga kui sul ühega juba läheb üle, siis ega selle teine tuleb lihtsalt. See teine tuleb ka vaata. Et issand jumal. Ja siit ongi üleskutse teile, kes te meid vaatate, kuulate, kirjutage enda sõltuvustest. Et mis sõltuvused kas see kõnetasi, mis sõltuvused sul on olnud, mis sõltuvused on sul praegu, millega sa maadled, kuidas sa oled abi saanud, kas keegi teab või sa oled see saladustes olev sõltlane. Sest et te võite nagu, kui sa isegi... Ja see on anonüümne. Te võite meile kirjutada, et me nagu, see on lihtsalt meie enda nagu, meil on nagu huvitav lugeda, mis te meile olete kirjutanud või mis te kavatsete meile kirjutada. Et see on huvitav, et see ei tähenda seda, et me nüüd oleme, et paneme mingi avalikkuseta selle. Ei, see on nagu meile endale, et see teie kirjad ja asjad aitavad ka meil võib-olla natukene brainstormida, mis ka veel tuua veel teieni, mis episoodides, mis osi, mis teemasid ja kõike seda. Et aitate ka kaasa vaikselt meie arenemisele et ja kõike seda nii et hit us up, nagu kirjutage, don't be afraid, me ei ole üldse me ei kritiseeri. Let's be honest, ma just ütlesin, mul on kõik need olnud nagu ja mul on väga läbipaistev selle koha pealt ja nagu meil kõigil on raske, I know, meil nagu need sõltuvused tulevad paraku, väga paljud neist tulevad, nagu me juba alguses ütlesime suhted, need nagu vaikselt need hiilivad sulle ligi. Nad võtavad absoluutselt kõik üle. Täpselt, et nad vaikselt hiilivad sulle ligi ja nad võtavad üle ja sa lõpuks identifitseerid ise ennast, et see ongi see sõltuvus tegelikult.
et sul ei olegi muud alles kui see sõltuvus. Ma loodan, et teile meeldis meie tänane episood, ma loodan, et te saite siit palju või mõningaid momente, tundsite ära kas iseennast või kedagi, keda te teate, te tuttav, ema, isa, sugulane, kes iganes. Likeige ja subscribe'ige meid YouTube'is, followge meid Instagramis ja TikTokis Your Spiritual Momis ja kuulake meid ka Spotify'st ja pange meile 5 tärni, et me jõuaksime inimesteni, kellel me veel ei ole jõudnud. Ja näeme juba järgmises episoodis. Bye!